Ja juhin veel tähelepanu siin laual olevale lilleseadele, mille on teinud Tulilill. Kui te siin peale järgmist ettekannet kohvipausile lähete, siis võite seda lähemalt vaadata. Siin ühel pool on siis inspireeritud loodusest, puhas puutumatu loodus, seal vahepeal on müratõkked ja siis eespool on selline tehiskeskkond, kus üks traktor ringi askeldab, aga siis loodus jääb puutumata. Ja siin samas seina peal on olemas mürafoor, et kui mingil hetkel soovi on, siis me võime seda testida. Ma keeran selle valjuse natukene madalamaks ja vaatame, kas hakkab tööle. Proovime korra plaksutada. Tuleb välja, et töötab kenasti. Aga läheme edasi järgmise ettekandega ja selle peab Sergei Rushai Tervisekaitseametist ja räägib müratõkkeseinte efektiivsuse hindamisest Eesti põhimaanteedel. Tere päevast, lugupeetud kolleegid. Olen Sergei Rushai, Terviseameti füüsikalabori vanemspetsialist. Minu ettekanne teema on müratõkkeseinte efektiivsuse hindamine Eesti põhimaanteedel, just nimelt Tallinn-Narva maanteel ja Tallinn-Tartu maanteel. Selle teemaga me tegeleme juba teine aasta ja esimesed mõtmised hakati juba eelmise aasta suugesel ja viimased mõtmised tehtud ainult jooksva aasta septembri lõpus, siis on üsna värsked andmed. Kes ei tea, millest jutt, siis ma näitan, millised seinad, et siin tuli katsetame selline, et see Tallinn Tartu maantee, müratõkkeseinad, Pildiküla, Assakus. Assaku sein tegelikult koosneb 4 seinast ning Tallinn-Narva maantee müratõkkeseinad on Õilahme müratõkkesein, Kiiu müratõkkesein ja Kuusalu müratõkkesein. Metoodika. Tegelikult metoodika puhul on selline asi, et maailma tasemel ausalt puuduvad ühine metoodika müratõkkeseina või müratõkkete efektiivsuse määramisel reaaltingimusest. Näiteks Euroopa Liidu standardiseerija 1793, mis koosneb 5 osast, on rohkem ette nähtud mürabarjääride või müratõkkeseinte katsetamiseks laboratoortingimuses. Meie laboris me kasutame metoodika, mis on kasutamisel Ameerika Ühendriigi transpordiametis. See metoodika viitab Ameerika standardi ANSI S12,8. Selle metoodika põhiline mõte on selline, et mõõtmine tehakse 2 korda, 1 kord enne müratõkke paigaldamist ja teine peale seda rajamist ja selle tulemuste alusel määratakse müratõkkeseina efektiivsus. Valem on väga lihtne, tegelikult on helirõhu tasemed müratõkke taga enne või before ja helirõhu tasemed müratõkke taga pärast või after. See metoodika
koosneb kolmest osast ja tegelikult esimene osa, otsene mõõtemeetod on väga lihtne ja just nimelt koosneb kahest mõõteseeriast. On teine variant, mis nimega kaudne mõõtemeetod, mõõtmismeetod. See kasutatakse sel juhul, kui näiteks müratõke juba paigas ja ei ole võimalik määrata müraolukorda enne seda. Sel juhul mõõtmised tehakse analoogset tingimustes, vaid ilma müratõkketa. Ja kolmas meetod, mis on võidi meetodi aluseks, on kaudne ennustatud meetod või originaalkeeles on indirect prediction meetod. Selle meetodi sisu on selline, et müra mõõtmised tehakse reaaltingimuses peale müratõkkeseina paigaldamist, kuid sellega, et teada, milline olukord oli enne müratõkke rajamist, tehakse müramudel ja selle müramudeliga abiga koostatakse mürakaart, mille järgi juba saadetakse tulemused, mis iseloomustavad müra olukorda enne või before. Nii. Originaal mõõteskeem on üleval pildil, kus mõõtmised tehakse müratõkke taga teatud ajavahemikul, teatud kaugusel ja teatud kõrgusel. Meie juures on kasutatud natuke modifitseeritud skeem, kus peamiseks mõõtepunktiks on mõõtepunkt 2, mis asub müratõkke ülemisest servast 1,5 meetri kõrgusel ja mõõtepunkt 4, mis asub elamute juures või elamute krunti piiril. Mõõtepunkt 1 ja mõõtepunkt 3 on antud juhul lisamõõtepunktid, millised on vaja mürakaardi korrigeerimiseks. Mis puudutab mõõtmisest, siis kõik mõõtmised teostati tööpäevadel päevase ajavahemikul kella 9-st kella 5-ni. Müra mõõtmised tehti sammuga 50 meetrit seinapiki. Erijuhtudel sammu oli 75 meetrit. Ja minimaalselt mõõdutava sõiduka hulgaks võeti igas punktis 100 sõidukit ja sõidu- ja veoautot. Minimaalseks mõõteaja pikkuseks võeti 15 minutit. Vajadusel see mõõteaeg on pikendatud. Mõõtmise jooksul fikseeriti müra ekvivalentsed tasemed ja maksimaalsed tasemed ning mõõdeti müra ka 1/3 oktaavriibades. Nii, teine slaid illustreerib seda, et tegelikult kuna mõõttulemused tehtud erinevate
liiklusintensiivsusega hetkel, siis me peame seda korrigeerida või ütleme taandada aasta keskmisele liiklussagedusele. Selleks eesmärgiks kasutatud metoodika noortest metoodika 0,39 raadtraafik, mis annab selline võimalus, et nihutada need mõõtetulemused, mis saadud mõõtmisel aasta keskmise väärtusele. See skeem lihtsalt näitab, et kuidas meie töö käis, sest esimesena meil on tehtud mõõtmised ja mis iseloomustab müraolukord pärast või after. Selle alusel toimub modelleerimine ja koostamine mürakaardi. Siis seda ka saab kasutada müraprognoosi koostamiseks pikemaks perioodiks. Nii, müramudeli alusel simuleeritakse mürasituatsioon enne või before. See tähendab, et sama nagu situatsioon pärast, kuid enne müratekketa. Ja juba sellega me saame tulemused. Üks tulemus, mis saadetakse mõõtmise teel, teine tulemus, mis saadetakse arvutuse teel. Ja juba selle mõõtetulemuste alusel arvutatakse müratekke efektiivsus. Näidiseks võeti pildik üle mürateke seina efektiivsuse arvutused ja mõõtmised. See on ainuke betoonsein, mis oli meie testimisel. Kõik teised müratekked on enam-vähem sarnane sellega, mis on näidatud siin saalis. Siin skeemil on näidati referentspunktide asukohad mürateke seina ülemise servast 1,5 meetri kõrgusel ning mürakontrollpunktid elamute juures müratundlike hoonete territooriumil. Nii, järgmine tabel näitab mõõtetulemused. On näha, et mõõtmise kestus oli kõikides punktides ainult veerand tundi, 15 minutit. Aga antud juhul need liiklusintensiivsus oli palju rohkem kui 100 sõidukit, siis seda on täiesti piisav usaldusväärse mõõtetulemuse saamiseks. Ning referentsmõõtepunkt, mis iseloomustab liiklusvoo müra ja siis kontrollmõõtepunktid, müra tasemed. Järgmised näidet on liiklusvoos raskeveokite ja busside või autorongide osakaal. Ja siin on näidatud parandustegur või paranduskoefitsient, millega me parandame need mõõtmised teel saadud tulemusi.
ja lõpptulemus on toodud viimasel reas. Tegelikult selle parandustegurite arvutamiseks kasutati aktsiaselts Teede Tehnokeskuse liiklusloenduse andmed, mis on selle maanteelõigul on umbes 16 000 autot ööpäevas. Ja nendest on ainult 8% veoautot. Need andmed iseloomustavad aasta keskmised väärtused. Järgmise sammuks on kolmemõõtmelise akustilise mudeli koostamine selle objekti jaoks. Selleks on kasutati Saksamaa datakustik tarkvara Kadna A. Autotranspordi liiklusmüra jaotamine keskkonnas arvutati kasutades Prantsuse riikliku arvutusmeetodi ROTES 96 alusel. Ning selle tulemusena on mürakaart, mis näitab meile müra olukorda pärast või after päevase aja jaoks. Tegelikult sellel etapil on kõige oluline eesmärk on selline, et see mürakaardi peab võimalikult täpsemalt vastama meie mõõtetulemustele. Ja selleks on kasutatud mõõtetulemused, mis saadi mõõtepunktis 1, mõõtepunktis 3, millest ma rääkisin eespool. Nii, seesama kaardi vertikaal lõik, mis näitab müratekiseina varidusefekti. See lõik on see. Ja tegelikult on loogiline eeldada, et müratekke puudumine selles skeemil teistes võrdses tingimuses kajastab müra olukorda enne või before. Ja siin on tegelikult see näide, kuidas see võib-olla juhul, kui seina ei ole. Edasi see näitab meile, et mürakaart, mis kajastab müra olukord enne müratekiseina paigaldamist. Siis kaks kaardit koos. On näha, et müratekke efekt on üsna suur. Vabandust. Järgmine sammuks on müratekke efektiivsus detsibellis iga mõõtepunkti jaoks enne ja pärast mõõtmise ja arvutustulemuste alusel. Et see valem, mis on siin kasutatud, natuke pikem kui eelmine valem, aga tegelikult siis on samasugune. Lihtsalt siin kasutatakse veel
võetakse arvesse müra olukord müratekeseina ülemise serval. Ja siin rohelised, see on tulemused, mis saadi need arvutused teel, need tulemused, mis on saadi mõõtmised teel. Ja selle alusel nüüd arvutatud müratekeseina efektiivsus. On näha, et efektiivsus äärmises punktis on väga madal, vaid keskpoosas efektiivsus on üsna suur ja ületab 8 detsibellini. Nüüd järgmine kontabel näitab keskmised väärtused, müratekke efektiivsuse keskmised tasemed Tallinn-Tartu maanteel ja Tallinn-Narva maanteel. Siis Pildi-Külas, nagu öeldi, et keskmine efektiivsus on 6,2, Assugu esimese osa jaoks on 6,1 ja Assugu 2 on 5,7. Narva maanteel Õilahme juures efektiivsus 5,5 ja Kiiu 6,6. Kuusalus on samamoodi, et 6,6 detsibelli efektiivsus. See tähendab, müratekesein keskmiselt müratekeseina taga müra langeb peale selle seina raamist keskmiselt 6,6 detsibelli või madalam. Edasi lihtsalt illustreerib need teised mürakaardid, Assaku, müratekeseinad koos seinaga ja ilma selleta ning müratekesein Õilahmel ja liiklusmüra hindamine, sest tegelikult müra vastase abinõude rakendamise eesmärk on liiklusmüra vähenemine normtasemeni müratekke taga. Oleva olukorda hindamisel ja uute hoonete projekteerimisel olevatel aladel rakendatakse liiklusmüra piirtasemed vastavalt sotsiaalministri määrusele number 42. Ja teise kategooria alade jaoks on määratud müra piirsuurused 60 detsibelli päevasel ajal ja öösel 50 detsibelli. Kolme kategooria aladel on lubatud päevasel ajal 5 detsibelli võrra kõrgemad müratasemed. Ning siin näidatud, millised müratasemed saavutati müra mõõtmisel. Näiteks Õilahmel on müratasemed diapasoonis 56 kuni 57 detsibellini, Kiiu 53 kuni 58 ja tegelikult kusagilt ei ole need piirtasemete ületamist, mis on 60 detsibelli. Ainuke koht, kus me mõõtmised näidati, et liiklusmüra ületamist on Vaida teise osa juures, kus ületamine on 1,5 detsibelli. Samamoodi
samamoodi öösel ajal juba arvutustulemused ka ei ületa normtasemeid, mis antud juhul 55 detsibelli. Nii, siis meie töö tulemused. Müratekiseene keskmine efektiivsus Tallinn-Narva ja Tallinn-Tartu maanteel on kuni 6,6 detsibellini. Mürateki seina keskosas ületab efektiivsus kuni 8–9 detsibellini. Käesoleva liiklussageduse põhjal arvutatud aasta keskmised liiklusmüra tasemed ei ületa müratekiseente välitusajal paiknevate eluhoonete välisterritooriumil. Sotsiaalministri määrusega kehtestatud päevased normtase. Ja viimane see, et mürateki projekteerimisel tuliks arvestada pikemaks perioodiks prognoositud liiklusintensiivsuse kahekordistamine Eesti põhimaanteedel, mis võiks liiklusmüra suurendada kuni 3 detsibellini. Aga tänan ja palun teie küsimust. Seal üleval pool on üks härra. Palun. Tere, Tauno Vaaderpots, mürahuviline. Paar sellist küsimust, et kui te paneksite selle eelmise slaidi tagasi, siis me näeme seal selliseid numbreid nagu Jõelähtmel ja Kiiul, et näiteks Kiiul on 58,5 ja te olete sinna kirjutanud, et ei ületa seda normi nagu piirtaset. Aga kui me nüüd meenutame siin paar hetke tagasi Jan Midelbergi ettekannet ja sealt tuli välja see, et kui liikluse keskmine kiirus tõuseb 20 kilomeetrit tunnis kõrgemaks, ehk siis 90 pealt 110 peale, mida ka antud teelõikudel on, siis lihtne arvutustehe näitab, et nendest 4 vähemalt esineb ületamisi. Et kas selline viga on nüüd näpukas või on see taotluslik? See ei ole viga. Tegelikult mõõtmised Kiiul ja Jõelähtmel on tehtud sel suvel ja sügise alguses, kus on lubatud kiirus 110 kilomeetrit tunnis. Ja tegelikult need tulemused on saadi juba 110 kilomeetrit liikumiskiirusega. Okei, kuna mul on kodutööga natukene tehtud, siis Vaida 1 ja Vaida 2 on teil kindlasti tehtud 90-ga. Ja, olen teiega. Ja kui me võtame sealt nüüd 40 mõõtepunktist need ületatavad asjad, kui keskmine kiirus oleks 110, siis me saame, et neid mõõtepunkte 40-st on 4 juba üle, ehk me saime 10% mõõtepunktidest ületatakse seda piirnormi. See tähendab seda, et see mürasein on olnud meil kasutuses 2 aastat ja juba peale 2 aastast kasutust on 4 punktis müratase ületatud, rääkimata sellest, kui me võtame prognoosi, mis on 2030, kus me saame 40-st 20 punktis ületamise. No, ütlen veel kord, et et mõõtmised Vaidas tehtud eelmise aasta sügisel. Ja kui ma eksi, siis mõõtmised on tehtud liikumiskiirusega
90 kilomeetrit tunnis. Et väga võimalik, et kui liikumiskiirus tõuseb 20 kilomeetri võrra rohkem, siis võib olla ületamine. Kuid antud juhul me räägime aasta keskmisest andmetest, kus on näiteks 110 kilomeetri lubatud piir on Eestis ainult 5 kuud, ja siis ülejäänud perioodil lubatud kiirus on 90 kilomeetri tunnis. Aga suvel perioodil need liikumisintensiivsus langeb, olete kursis, ja siis tegelikult liikumisintensiivsus on rohkem just kevadel ja sügisel. See tähendab, müra tõus ei ole nii suur, nagu näitab see valem, mida ma saatsin teile need elektronpostiga. Nii et te saatsite mulle valemi? Ei ole. Valemid on õiged, aga reaalne olukord natuke erineb sellest. Reaalne olukord näitab seda, et tasemed on ületatud, aga te kogu maailmale kuulutate, et kõik on väga hea. Ja veel üks moment, et selles tabelis on toodud teise kategooria piirtase, aga seni mul ei ole täpselt andmed selle kohta, mis on ikkagi vaida 1 ja vaida 2 elamugruntide kategooria, kas 3. või 2. Kui teil ei ole täpsed andmeid, ma ikkagi imestan, kuidas te saate nii kindlameelselt siis Maanteeameti koduleheküljel sellist tööd presenteerida, kui ei ole kindel. Ma eeldan, et kui te midagi avalikult üles panete, siis te olete ka juba kindel. Ei ole? Okay. Ei ole. Kena, aitäh küsimuste eest. Me jätkame kohvipausiga, aga enne seda paluksin veel kord esinejale aplausi.